Täna räägime rinnanäärmete tervisest ja rinnanäärmete haigusest. Minu nimi on Gabor Sirko, mina olen Ida-Tallinna Keskhaigla rinnakeskuse juhataja. Ja mis Ida-Tallinna Keskhaigla rinnakeskus on? See on siis selline keskus, mille fookuses ongi rinnanäärme haigused nii meestel kui naistel. Teeme rinnanäärme haiguste diagnostikat ja ravime rinnahaigusi alates rinnavähist kuni siis rindade vähendusplastikani, et kogu ampluaa on meil aetud. Kui rindadega mure on, siis Ida-Tallinna Keskhaigla rinnakeskus on õige koht, kuhu pöörduda. Kui me rinnahaigustest räägime, siis tegelikult muidugi kõige olulisem haigus on rinnavähk. Miks me kogu aeg rinnavähist räägime, et see võib juba isegi inimestele nagu tüütuks muutuda. See on väga laialt käsitletud haigus meedias. Tänavad on täis plakateid, mis kutsuvad inimesi rinnavähi sõeluuringule. On olemas rinnateadlikkuse kuu, mille raames korraldatakse igasuguseid rinnavähiga seotud üritusi, nagu näiteks roosa lindi jooks. Ja rinnavähist me põhimõtteliselt räägime sellepärast, et rinnavähk on hästi sage haigus ja rinnavähi numbrid aasta-aastalt tõusevad. Rinnavähk on niisugune haigus, mille suhtes, kui ühiskond on teadlik, on võimalik midagi ette võtta ja ette võtta nii meil arstidena kui ka igal inimesel endal. Rinnavähist räägitakse sedavõrd palju, et on teada ka nagu niisugused meediategelased, filmistaarid, kellel rinnavähk on olnud. Siis Riina Kütner on üks Eesti kuulsamaid arste, et tema on olnud siis selline rinnavähi teadlikkuse tõstmise käilakuju meie ühiskonnas. Siis rinnad üleüldiselt meediapildis tõmbavad tähelepanu, et Time Magazine'i esikaas, kus räägiti rinnaga toitmisest avalikus ruumis, et see on üks enim müüdud, tõmbab inimeste tähelepanu. Kui me vaatame nüüd minevikku, siis see ei ole alati olnud niimoodi, et kuidagi rinnavähk on olnud väga selline tsentraalne haigus ja fookuses, et vanasti see oli pigem nagu varjatud haigus, kui see naist tabas, siis see oli surmav ja nimetati nunnade haigusest. Nüüd igaüks võib mõelda, et miks seda nunnade haiguseks nimetati ja miks seda siis pärismaalastel ei leitud, et miks seda ei esinenud. See võis olla seotud fertiilsuse sünnitamise rinnaga toitmisega. Et juba siin sajandeid tagasi avastati, et rinnavähk võiks olla selline haigus, mille üks riskifaktoreid on siis mitte sünnitamine, mitte rinnaga toitmine. Ja siin on üks vahva pilt sellest, või siis kurb pilt sellest, kuidas ennemuiste rinnavähki raviti. Ja millal siis rinnavähi teadlikkuse tõus ühiskonnas algas, et see algas siis koos naisõigusluse ja feminismi tõusuga pärast maailmasõdu. Et kui eelnevalt kõige tähtsam tegelane ühiskonnas oli mees ja siis kuskil kaugemal naine, et siis järjest enam ka naise tervist on hakatud tähtsustama. Et igaüks, kes arvab, et naisõiguslus on paha, et siis mõtle uuesti. Arvati, et selline murdepunkt ajaloos oli siis, kui Betty Ford sai 70ndate keskel rinnavähi diagnoosi ja ta avalikustas oma haigusloo. Kuidas see ühiskonda mõjutas, et just, et ta hakkas rääkima sellest, et naised peaksid ennast kontrollima, kui mingisugune rinnavähi sümptom esineb, siis kindlasti abi otsima ja vähe sellest, et ta aitas ka suunata rahalisi ressursse rinnavähki uurivasse teadusesse. Tema kui siis naine, kes rinnavähi ravi läbi elas, et oskas hästi nagu rääkida sellest, et mida rinna kaotamine siis ühele naisele tähendab. Üks põhjus on seotud siis rinnavähi riskifaktoritega, millest me ennem rääkisime. Perekonnad on väiksemad, naised sünnitavad vähem, aga teine faktor, miks rohkem rinnavähki diagnoositakse, on rinnavähi sõeluuring. Rinnavähi sõeluuring sai alguse 70ndate aastate
Rootsis rinnavähi sõeluuring on siis röntgenuuring, mis valgustab rinnad läbi. Ta oskab väga edukalt üles leida sellised pisikesed tihenemiskolded rinnanäärmes, siis muu hõredama rinnanäärme foonil ja niimoodi aitab avastada haigust oluliselt varem. Ja varasem haiguse avastamine rinnavähi puhul näitab ka väiksemat vähisuremust. Miks me Eestis peame just hästi palju rinnavähist ja rinnavähi sõeluuringust rääkima? Põhjus on selles, et osalemismäär Eestis on ikkagi üsna madal. Ta on olnud siin aastaid kuskil 50% juures ja viimasel ajal on ta tõusnud sinna 65% juurde, mis näitab seda, et tegelikult rinnavähi sõeluuring on hästi kättesaadav, ta on hästi korraldatud. Kui naised tahaksid, et siis me saaksime selle protsendi tõsta ükskõik kui kõrgele, et sellist ülemist lage ju tegelikult ei ole. Ja selle abil me saaksime ka siis vähendada rinnavähki suremise numbrit. Kui me vaatame nüüd üleüldiselt sõeluuringuid, siis rinnavähi sõeluuringul läheb võrreldes teiste sõeluuringutega päris hästi. Aasta-aastalt siis osalemisnäit tõuseb, aga üleüldiselt me võime öelda, et Eesti inimene sõeluuringule väga minna ei taha. Ja miks see niimoodi on, et seda on nagu arutletud ja uuritud, on pikka aega arvatud, et inimene kardab minna sõeluuringule, et äkki leitakse mingisugune haigus. Et siin oli üks väga vahva teadustöö, mis uuris sõeluuringutega seotud hoiakuid, et seal seda kartmise momenti tegelikult oli vähe. Ja me võimegi mõelda, et miks terve inimene peaks kartma nüüd sõeluuringut, eriti kui on teada, et sõeluuringul leitud haigus on selline, millest inimene terveneb. Tegelikult neid haigusi, mida annab sõeluda ja mille sõelumine annab parema tervise tulemi, et neid liiga palju ei ole. Et siin teatud vanuses on mõistlik minna perearsti juurde kontrollima oma vererõhku näiteks, meestel minna meestearsti juurde, oma eesnääret kontrollima, et mõned sellised sekkumised on ja kusjuures eesnäärme kontroll, et seal on täitsa nagu lahtine, et kas sellisel arstikülastusel on mingit efekti tervisele. Siis need sõeluuringud, mis te siin näete, mis on riiklikult korraldatud, on populatsioonipõhised, et kuhu inimesi kutsutakse, et need on just need sellised tervise sekkumised tervetele inimestele, mis tõepoolest töötavad. Muidu neid niimoodi riiklikult ja kogu rahvastikule ei pakutaks, kui tal ei oleks nagu sellist mõõdetavat head positiivset tervisetulemit. Nii et kui sõeluuringu kutse tuleb ükskõik millisele sõeluuringule, siis igal juhul tasuks sellest kinni haarata ja minna. Ja teine aspekt selle juures on see, et selline sõeluuringu korraldamine kõikidele inimestele, et see nõuab suhteliselt palju ressursse, et seda süsteemi üleval pidada. Ja see on mõistlik seda üleval pidada siis, kui inimesed tõepoolest osalevad. Nii et ütleme selline käimata jäänud sõeluuring on mõnes mõttes omaenda raha raiskamine. Miks siis sõeluuringus tasub käia? Sellepärast, et on näidatud, et rinnavähist paranemine, tervenemine sõltub sellest, millises staadiumis haigus avastatakse. Sõeluuringul tavaliselt on avastatud haigus esimeses staadiumis või teises staadiumis. Et sellisest esimese staadiumi haigusest on võimalik peaaegu kõigil ära paraneda. Aga kui jõutakse ravile 3.–4. staadiumis, siis see paranemise määr ei ole nii hea. Rinnavähi kohta peab teadma seda, et ta on naistel sagedaseim pahaloomuline kasvaja. Ja kui siin 2019 diagnoositi rinnavähki 843 naisel, siis 2 aastat tagasi ületas see piir juba 900 naise. Nii et see ei ole sugugi haruldane haigus. Mis muudab rinnavähi eriliseks, ongi see tegelikult, et teda esineb suhteliselt tihti, aga ta on ravitav haigus. Nii et õigeaegne avastamine on A ja O. Mis on rinnavähi riskifaktorid, et kas inimene ise saab ka hinnata, et kui suur on minu
isiklik risk haigestuda, siis peamiselt seostatakse lääneriikides kõrget rinnavähi riski sellega, et lääneriikides inimesed elavad kauem, meil on rohkem vanemas eas naisi ja tegelikult siis peamine rinnavähi riskifaktor ongi vanus. Teine põhjus, miks palju rinnavähki nendes riikides esineb, ongi rinnavähi sõeluuring, mitte et sõeluuring ise tekitaks kuidagimoodi või tõstaks rinnavähi riski, aga päris palju avastame siis selliseid pisikesi muutusi, mis on selline algav rinnapahaloomulline kasvaja, mis võib-olla, kui sõeluuringus ei käiks, jääkski täiesti avastamata, eriti nendel inimestel, kellel on siis mingisuguseid muid haigusi, kellel see rinnavähk ei ole võib-olla siis nagu selline põhiline tervist mõju. Seostatakse siis veel rinnavähi riski rasvumise istuva eluviisiga, kusjuures noortel inimestel on näidatud, et kõrgem kehakaal pigem vähendab rinnavähi riski, aga just see liigne kehakaal ja istuv eluviis mõjutab rinnavähki ebasoodsalt just menopausis naistel, nii et alates 50. eluaastast. Läänemaailm on ka see koht, kus siis naised sünnitavad vähem ja ka imetatakse vähem ja mitte ainult seda, et vähem, vaid sünnitatakse kõrgemas vanuses. Paraku on niimoodi et rinnavähi riski vähendab just noorelt sünnitamine ja pikk rinnaga toitmine ja mida rohkem sünnitatakse, seda vähem see individuaalne risk on. Kui me vaatame siis Eesti positsiooni Euroopas, siis me ei ole kõige väiksema rinnavähi levimusega riik, aga ka mitte kõige suuremad. Et kui me vaatame siin näiteks oma põhjanaabreid, et seal rinnavähki diagnoositakse oluliselt sagedamini, aga samas me näeme, et suremus rinnavähki on Rootsis ja Soomes sama, mis meil. Rinnavähki seostatakse siis hormonaalsete faktoritega, see on siis just sünnitamine, laste saamine, imetamine, siis keskkondlike faktorite ja pärilike riskifaktoritega. Ja kui me võtame iga sellise individuaalse riskifaktori, et siis nendel on selline suhteliselt väike mõju. Kindlasti paljud teavad, et emakakaelavähki seostatakse siis HPV infektsiooniga, mis on suguliselt leviv haigus. Ja kopsuvähki tekitab sigareti suitsetamine, vähemasti seda riski peamiselt tõstab sigaretide suitsetamine, et sellist ühte konkreetset tugevat riskifaktorit rinnavähile ei ole. Aga just need mitmed pisikesed riskifaktorid, et kui need kokku panna, siis me saame olulise sellise riskitõusu ja need on sellised riskifaktorid, mida me saame siis ise mõjutada. Nüüd sellised hormonaalsetest riskifaktoritest rääkides, see, et millal menstruatsioon algab ja millal ta lõpeb, seda me mõjutada ei saa. On näidatud ka, et selline pikaajaline hormonaalne kontratseptsioon, et ta võib tõsta natukene rinnavähi riski, aga see tõus on hästi minimaalne. Nii et tegelikult beebipillide tarvitamine mõjutab rinnavähki õige vähe. Ja eriti kui siis sellest on juba aega möödas. Väga pikaajaline hormoonasendusravi näiteks tõstab rinnavähi riski 2-kordseks. Võib-olla mõned naised on märganud või kogenud seda omaenda nahal, et veel siin 10-15 aastat tagasi menopausi sümptomite leevendamiseks hormoonasendusravi ja just sellist pikaajalist hormoonasendusravi soovitati rohkem. Nüüd tänapäeval hormoonasendusravi soovitatakse hoida nii lühidana kui võimalik, et kui hormoonasendusravi kasutada ainult paar aastat, et siis rinnavähi riski tõus on väga väike, aga kui seda jätkata 5-10 aastat, et siis see võib rinnavähi riski 2-kordistada. Nüüd, kui me räägime nendest riskifaktorite mõjudest, et siis me ütleme, et selline oluline riski mõjutamine on see, kui rinnavähi risk tõuseb 2,5–3 korda. Et selline kuni 2-kordse riski tõus, et see on veel selline aktsepteeritud. Nüüd elustiiliga seotud riskifaktorid, kui naine on menopausi eelne, siis polster pigem nagu on kaitsva toimega, aga menopausis naistel on ta rinnavähki soodustava toimega.
et 1,4 korda tõstab rinnavähi riski, nii et menopausi eas on eriti oluline tegelikult ja tervise mõttes üldse, et sellise tervisliku kehakaalu hoidmine kui võimalik. Füüsiline aktiivsus vähendab rinnavähi riski, aga alkoholi tarvitamine ja suitsetamine, eriti kui sellega liialdada, et see jällegi natukene tõstab. Ja toitumisest räägitakse hästi palju, kui rinnavähi riskidest räägitakse, et kas on olemas mingisugune spetsiaalne dieet, mis kaitseks, et mingisugust suurt mõju, et nüüd ühte või teist toidugruppi ei tohiks tarvitada, et seda ei ole näidatud. Et ainus võib-olla selline kaitsva toimega toit on kiudainete rikas toit ja selga täpselt ei saada aru, et miks aga on näidatud. Kuidas mõjutab rinnavähk perekonnas naisi? Hästi palju on neid naisi, kes tulevad konsultatsioonile selle tõttu, et perekonnas on olnud rinnavähki ja naisi huvitab siis see, et kas see tähendab, et ka neil on kõrgenenud rinnavähi risk või mitte, et kas nad saaksid midagi ära teha. Nüüd, kui me räägime perekondlikust rinnavähist, mis on seotud geenimutatsiooniga, mis ühest küljest soodustab siis rinnavähi teket ja on päritav, siis neid rinnavähkisid on tegelikult kõikidest diagnoositud rinnavähkidest üsna väike proportsioon. Eestis on see kuskil seal 5% või vähem. Teine asi, mida tuleb meeles pidada, et kuna rinnavähki on päris palju, et siis hästi paljudel inimestel on kuskil suguvõsas neid pereliikmeid, kellel rinnavähk on olnud. Ja kui me vaatame nüüd siis teaduse poole, et sellist individuaalset rinnavähi riski tõstab peamiselt see, kui on olnud just esimese ringi sugulastel rinnavähki. Esimese ringi sugulane, see tähendab ema, isa või õde, vend. Perekondlikule rinnavähile on iseloomulik haiguse varajane algus, nii et nendel naistel, kellel emal, õel, vennal või isal, sest ka meestel võib esineda rinnavähki, on olnud just noorelt. Neid naisi tavaliselt me geneetikule suuname. Kui on juba 2 lähedasel pereliikmel olnud rinnavähk, et siis see riskitõus on siin 2,5 kuni 8-kordne. Seda peetakse juba nii-öelda kõrgeks riskiks. Aga kui need on teise ringi sugulased, ütleme, et seal vanaemal oli rinnavähk või vanatädil oli rinnavähk, ühesõnaga kellelgi kaugemal sugulasel, et siis see individuaalselt riski mõjutab suhteliselt vähe. Kes on need inimesed siis, kellel peaks seda perekondlikku vähiriski välja selgitama? Need on need inimesed siis, kellel perekonnas on kas ema või isapoolses suguvõsas esinenud rinna- või munasarjavähki 3 või enamal indiviidil. Meil on perekonnad suhteliselt väikesed, nii et meil tavaliselt neid õdesid ja vendi ei ole nii palju, et nende alusel saaks nagu väga hästi selliseid pärilikke haigusi kaardistada. Nii et kui siis sinna ülespoole vaadata, et kui on tõesti näha, et mitmes põlvkonnas on mitmel inimesel olnud rinna- või munasarjavähki, et siis need inimesed võivad kaaluda siis geneetiku konsultatsioonile minemist ja ka siis geenitesti tegemist. Kui perekonnas on ühel või teisel suguvõsa poolel, ema või isapoolses suguvõsas olnud rinna- ja munasarjavähki ühel ja samal inimesel korraga, et siis see võiks nagu mõtted suunata sinna, et seda inimest peaks nagu lähemalt uurima. Miks rinna- ja munasarjavähk? Sellepärast, et just need BRCA mutatsioonid eriti, et need soodustavad mõlema haiguse teket. Et tavaliselt sellist olukorda, kus ühel ja samal inimesel on nii rinna- kui munasarjavähk on harva ja kui perekonnas selline inimene on, et siis võiks kahtlustada seda. Siis loomulikult kõik need naised, kellel rinnavähk noores eas tekib, alla 50-aastastel naistel, kelle rinnavähk diagnoositakse, automaatselt tehakse siis ka geenimutatsioonide uuring. Ja muidugi peaks suunama geneetikule kõik need inimesed, kellel tõesti lähedasel pereliikmel juba siis see geenimutatsioon on leitud. Ja me ütlesime, ennem rääkisime ka natukene põgusalt meeste rinnavähist, et kui mehel rinnavähk tekib, siis see on üliharuldane
Eestis on paar juhtu aastas ja kui mehel rinnavähk tekib, siis neid mehi uuritakse ka geenimutatsioonide suhtes.